Ühel hommikul leidis Õunaoru talu põrsas oma sõbra, kana, õuenurgas nugrutsemas. Mis viga? Uuris põrsas. Tahaks väga nokkida mahlaseid marju, mis kasvavad põllutarandikus, aga kardan sinna minna, sest pull võib mind rünnata. Seda ta küll ei tee, vastas Notsu. Kõik teavad, et pull on täiesti ohutu, kuid neid marju võin ma sulle ise ka korjata. Kerstnina tuhniski tara alla augu, pressis oma pisikese kere sellest läbi ja marssis marjule. Pull oli põrsast märganud ning tormas puhkides ja möörates tema poole. Kohkunud marjuline ei jäänud ootama, kuni raevunud pull ta üle aia lennutab, vaid andis kohe jalgadele valu. Äkki ei pull seisma ja möhatas. Pole mõtet teeselda. Kõik teavad, et ma ei teeks kärbselegi liiga. Keegi ei karda mind nii kui nii. Kitsed norivad mu kallal, haned naeravad mu üle, isegi kanad togivad mind. Notsul hakkas pullist kahju. Minu meelest oled sa küll väga hirmutav. Vaata, kui kiiresti ma sinu eest ära jooksin, ütles ta. Aga seda pull enam ei kuulanud, vaid läks ohates tagasi tarandiku teise serva ning jäi sinna üksipäini norutama. Põrsas viis kanale mõned marjad. Kana meelest oli tore, et Õunaoru talus on nii pelglik pull. Põrsas polnud aga päris kindel, kas see ikka on hea. Järgmisel päeval, kui peremees pulli oheliku otsas üle õue talutas, nägi põrsas oma silmaga, et suur loom oli rääkinud sulatõtt. Kitsed pissid pulli nähes itsitama ning püüdsid teda puseldes pikali tõugata. Kanad kõkutasid naerda. Kõige hullemad kiusajad olid aga haned, oma pilgete ja õrritamisega. Vaene pull, rääkis koer põrsale ja hobusele. Ta on kogu aeg naerualune. Ma tean, mida teha, tärkas põrsa peas korraga järjekordne hea mõte. Korraldame asjad nii, et mitte keegi ei taha enam mitte kunagi pulli torkima minna. Kas tulete mulle appi? Muidugi, jäid koer ja hobune otsekohe nõusse. Kui pull oli tagasi oma tarindikus, läks põrsast teda vaatama. Ära arva, et see on alati nii olnud, alustas pull. Varem mõtlesid kõik, et ma olen tugev ja raevukas, aga ka minul on tunded. Kord juhtus, et lõin oma nina värava vastu ära ja lausa karjusin valust. Siis üks ani solvas mind ja nimetas titaks. Hiljem hakkasid kõik haned mulle inetusi ütlema ja keegi ei kartnud enam mind. Ning seda kurba lugu meenutades veeresid suure looma silmades suured pisarad. Põrsas tahtis pulli kuidagi lohutada ja ütles, mul on plaan. Ta sosistas midagi pullile kõrva, nii et kanad ja haned ei kuulnud sõnakestki. Pull pilgutas silmi ja mõtles natuke. Siis tema nägu selgines ning talle kippus naer peale. Järgmisel päeval, kui pull jälle õuele ilmus, tuli tema juurde põrsas. Hei sina, hüüdis ta pullile, nii et kõik kuuleksid. Minu meelest oled sa kõige mõttetum loom kogu Õunaoru talus. Sa ei ole üldse mingi pull, vaid rohkem nagu ülesöönud hiir. Pull pööras pead, vaatas põrsast ja käratas. Mulle aitab. Ma kütan su naha kuumaks, nii, et sa Notsuke seda veel eluaeg mäletad. Notsu lidus tühjalt seisvasse lauta. Pull tormas talle järele, meelega kõvasti jalgu trampides ja möörates. Laudas peatusid mõlemad korraks ja põrsas ütles, siiani on kõik hästi. Nüüd teeskleme, nagu ajaksid sa mind mööda lauta taga ja keerutaksid sarve otsas. Ja läkski möll uuesti lahti. Loomad tegid nii kaua kära, kui vähegi suutsid. Nad hüppasid heinapallidele, jooksid müraki vastu puust laudaseina ning raputasid metallist piirdeid, nii et maa värises. Teised loomad kuulasid väljas seda lärmi pealt ja imestasid. Kas pull tõesti ründas põrsast? See ei ole just tema moodi. Asi tundus kahtlane. Siis võttis koer juhtimise enda peale ja lausus otsustavalt. Hoidke eemale, ma päästan oma sõbra selle hirmsa eluka käest. Koer lipsaski lauta ning hakkas seal koos pulli ja põrsaga veelgi suuremat kära tegema. Lõpuks jooksis koer ja põrsas laudast välja ning hüüdsid teistele loomadele.
Vedas, et pääsesime. Vaadake ette, et keegi enam pulli vihale ei aja. Sõna võttis hobune. Lähen ja vaatan, mis toimub. Ega ta minusugusele suurele loomale kallale tulla ikka ei julge. Ära mine, pistis koer ja põrsas kisama. Ta on väga ohtlik. Aga nii, nagu oli plaanitud, astus hobune siiski lauta ning näitemäng jätkus. Põmm ja müts, müraki ja pauh. Kuni lõpuks jooksis ka hobune hirmudest tagasi õue ja teeskles, et kardab hirmsasti. Appi, pull on kõige tigedam loom siin talus. Nüüd tuli kindlaks teha, kas põrsa suurest ettevõtmisest ka midagi kasu oli. Pull vedas ennast laudast välja, suurest mürglist higine ja hingetu. Ta ähkis ja puhkis ning mörises ähvardavalt. Siis peatus pulli pilk hanel ja ta küsis müriseval häälel. Kas sul on mulle midagi öelda? Hani vaatas põrsast, koera ja hobust, kes lebasid õnnetult õuel ning teesklesid, nagu oleksid võitluses lüüa saanud. Palun vabandust, et ma sinuga halvasti käitusin, ütles Hani ja neelatas närviliselt. Pull oli selle vastusega väga rahul ja muutus veelgi enesekindlamaks. Ka teised loomad tulid temalt andestust paluma. Sellest päevast peale ei narrinud Pulli enam keegi. Tänu sinule peetakse minust jälle lugu, ütles Pull põrsale. See on väga hea tunne. Kui järele mõelda, siis oli see üks täitsa pull lugu, lausus põrsas.